tere kõigile! tere! tere! tere, meie siin täna, 10. novembri õhtul tuleme Zoomi, sest mina tahan teie käest küsida, Eeva ja Kadi, et see 22. novembri imeilus üritus, mida te siin korraldate, on ju, see on siis laupäeval, 22. novembril, et miks just Kernu mõisas, kuidas see niimoodi siis tuli, et just nimelt Kernu mõisas? See juhtus niimoodi, et paljud kindlasti on käinud juba meie Kirna mõisa üritustel. Ja kuna selle suve alguses oli väga tore doTERRA enda tuur, siis me otsustasime Margitiga, et ei, et võib-olla läheb liiga paljuks. Ja septembri lõpus võttis Kadi minuga ühendust, vaatasime üksteisele otsa ja Kadi ütles, et aga miks me ei võiks ikkagi mõisa minna ja teeme midagi täiesti teistmoodi, et teeme nii, et me saame ka ööseks jääda. Ja mina ütlesin, et Kadi, mida iganes sinuga. Kadi on geenius, täiesti, absoluutselt. aitäh! ja kuna Kadi on väga. juba spaariietuses, siis mulle tundub ka, et Kadi on juba seal mõisas valmis, ta on juba spaas ja juba nii-öelda proovib, katsub vett meie eest, vaadata, kuidas see siis seal, kuidas see siis nagu tundub. aga tõepoolest, et teie noh, et see korraldus iseenesest ei olegi nii lihtne, nagu võib-olla kõrvaltvaatajale tundub, eks ju, et et see kava paikapanek ja kõik, et kas te räägiksite natukene sellest päevakavast ja mis meid seal ees ootab? Eeva, palun, soovid sa rääkida päevakavast praegu? ei, ma Tegelikult soovin, mina tahan et hoopis Kadi rääkida räägiks sellest, sellest. et see on ka päevakava osa, Kadi, see, mis kõik on. tegelikult me teeme ühe hästi mõnusa, nii nagu ma ennem ütlesin hommikuses Zoomis ka, me teeme sellise maise päeva Kirnu mõisas, kus me päriselt mõnname ja kus me päriselt oleme koos. Ma et võtaks see, ka nüüd sõna. ja just. Ja ühesõnaga, ma olen ilmselt üks Eesti kõige suuremaid spa-fänne, päriselt. Mulle meeletult meeldib käia spaas ja ma ei tea, minu meelest kõik naised võiks seda endale regulaarselt lubada just selleks, et spa nii hästi toetab seda lõõgastust ja lõõgastunud naine on hea ema, sa meeldid iseendale rohkem ja nüüd eriti, kui päikest on vähe ja tulevad juba siuksed, ma ei tea, külmad ja vihmased ilmad siin enne ilusat valget talve, et siis mina tunnen, et mul on eriti palju vaja sellist päikest ja helgust ja sooja vett ja rõõmsaid inimesi enda ümber. Ja täpselt sellepärast me valisime ka sellise koha siis selle oma sündmuse jaoks, kus me saaks pärast veel pikalt mõnnata, et ongi võimalus ööbida kõigil, saame seal koos spaas käia ja meie kui siuksed ägedad doTERRA naised, me teame igasuguseid mõnusaid asju, mida veel endaga spaasse kaasa võtta ja kuidas seda kogemust veel tõsta ja põnevamaks teha, eks ole, igal erineval rindel. Nii, ja ühesõnaga nüüd ma siin jälle olen spaas ja ma ei hakanud riideid vahetama selle Zoomi jaoks just sellepärast, et see tekitakski seda päris kohalolu tunnet, et mis tunne on spaas olla. Ma just jooksin saunast nüüd Zoomi, nägu natuke õhetab, aga seest on hästi rõõmus. et vot täpselt kõike seda me tahame ka tekitada seal Kernus, et oleks selline kergus, lihtsus, mõnus olemine koos kõigi teiste naistega, et me saaks jagada, et vaata, lõõgastunud olekus ka tulevad need head mõtted, isegi enda mingisugused head kogemused, mida sa oled kunagi kogenud, mis võivad olla ammu ära ununenud, tulevad, et ahah, vot, aga see õli aitas mul seda teha ja see aitas mind kergusesse viia ja kõik sellised asjad. ühesõnaga, päev pakub palju informatsiooni, aga me tahame selle atmosfääri jätta selliseks kergeks ja mõnusaks, et võimalikult vähe on sellist tehnikat, võimalikult palju on päriselt kohalolekut, inimestega suhtlemist, jagamist, rõõmu. ühesõnaga, tuleb hästi-hästi tore päev ja kes Ma tahaks saavadki juba seda seal pikendada sinuga veel olla. ööbistega, siis eriti mõnus. jaa,
kõlab täiesti imeliselt. ma olen sinuga väga nõus, Kadi, et meil on seda vaja endale aeg-ajalt meelde tuletada, et just nimelt enda jaoks, eriti meie naised, eks ju, peaksime seda tegema. Ja siis ongi, et kuna minult on juba küsitud, et kuna see on tegelikult naistele mõeldud üritus, kas siis naised üldse võivad oma mehi kaasa võtta, kas mehed on sinna lubatud? Mehed on lubatud ja kui nendele meeldib spaas olles olla naiste eest ümbritsetud, no keeldu ei ole. Me mõtlesime alguses, et me teeme naistele, aga me ei pane kätt ette, et kui mees tahab kaasa tulla, siis ta on oodatud. Ja ilmselgelt saab ta ka poputatud kõikide nende naiste poolt seal. no ma ei tea, Aga ma kuidas see tahtsin veel parem. öelda seda, et see, mis me veel seal teeme, et kui sa tunned, et sa ikkagi ei vali tulla või sul on, meil kõigil on kiiremad ajad ja et sa ei vali tulla ööseks, siis tegelikult see on päev kõigile. See algab kella 12-st, lõpeb kella 11-st, 11-st ja lõpeb kella 18-st. seal sees on lõuna ja, ja kui ma söögist nüüd räägin, siis söögiga on niimoodi, et 16. südaööks läheb söökide maksmine lukku. Ehk siis, kui sa tahad süüa, sa võid valida lõunasöögi, sa võid valida lõunasöögi ja õhtusöögi. Ja kui sa valid ööbimise, siis sa võid valida lõunasöögi, õhtusöögi ja hommikusöögi. Kui sa ei taha, sa ei pea üldse valima, sa võid oma toiduga ka tulla. Aga lihtsalt selline koos söömine on tegelikult ju tore ja need söögilauajutud on ka väga toredad, aga samas sa võid ka oma karbiga tulla söögilauda, keegi ei ütle, et sa ei tohi tulla sinna. Ehk siis 16. õhtuks palun, kes soovib süüa, siis pärast seda lihtsalt meil on toitlustajaga selline kokkulepe, et pärast seda lihtsalt ei ole võimalik juurde saada. sa paned kõik selle info siia Youtube'i alla, eks ole ju, sa paned selle ürituse, Facebooki ürituse lingi ja sa paned uuesti, eks ju, sest seal oli tegelikult sul väga ilusti kõik lahti seletatud. kõik on selge, kuhu, mida maksab, palju maksab lõunasöök, palju maksab õhtusöök. et just nimelt me seda ei hakka siin praegu Zoomis uuesti lahti ei. rääkima, vaid see kõik on tegelikult seal teil väga hästi kirja pandud, et ole hea, kes sa lähed lugema, et loe tähelepanelikult, et seal on kõik Ja, kirjas. ja siis ja üks asi on veel. Ma sain Kadist inspiratsiooni, kui ilusasti ta sellest rääkis, et teid motiveerida ja meelde tuletada, et kui te soovite osaleda, siis see 25 eurot osalustasu, mille sees on ka kingitus, Wild Orange. See kestab ka 16. südaööni. Pärast seda on osalustasu 30 eurot. nii et kiirustage, unetud, kiirustage. Just see on väga hästi. Siis üks asi veel, mida ma tahaksin meelde tuletada, et ära ei unu, on see siidisalli teema. Võta kaasa selline õhuline siidsall või šifoonist sall, mida suurem see sul on, seda parem. Et ära siis seda maha unusta, et väga tore oleks, kui sa selle võtad kaasa. Siis meil on seal päevas sellised kohad, et kuna kingitusi ei ole naistel kunagi väga palju, mitte kunagi, siis me Kadiga mõtlesime, et kingituste sadu oleks veel suurem ja sa soovid kingitust, siis ole hea, võta kaasa üks kingitus, mis on kuni 10 eurot. Ja paki see ilusasti ära ja pane sinna korvi, kus on kõik kingitused ja pärast, kui sa panid sinna ühe kingituse, siis sa saad võtta ka ühe kingituse sealt. Ja nii et nime peale panema ei pea, eks ju, ta on nüüd lihtsalt pakitud ja siis, kes paneb kingituse, see saab ka kindlasti kingituse vastu. just, ei pane nime. Väga hea. ja veel üks asi, ei pea olema doTERRAga seotud kingitus, võib olla ükskõik mis, aga lihtsalt tee ise selline kingitus, mida sa ise tahaksid rõõmuga saada, mis tuleks südamest. Ja et me kõik nüüd tegema ei hakka, Kadi ütles ennem ka, et selle südamest näiteks, kui südamest tuleb ja sul on endal seal kuskil mesimummut, siis on väga tore.
ja nüüd ma ei saa Miirale, ma tahaks ette öelda, et näiteks ma tahaks neid sibulaid saada. ma kohe löön su mullilõhked sibulad on juba otsas selleks Oh, perioodiks. näed, vaat. et neid Aga kahjuks ei ühesõnaga saa. sellist Ja. kingitust tõesti tee, mida sa ise tahad saada. Mhm. Kas on veel midagi? Need, kes tahavad ööbima jääda, siis need, kes ööbima jäävad, siis seal on ka aadress olemas. kas helistage või siis kirjutage neile ja kasutage siis seda salasõna. saate soodsamalt ööbimise. Ja siis teil, ma kuulsin, on lõpus veel mingi tore asi plaanis. On mingisugune laadataoline asi, võib-olla räägite sellest ka natuke. Kadi, räägid? ja meil tuleb laat ka esmakordselt ajaloos ehk et sa võid sinna kõik asjad kaasa võtta, mis on nüüd seotud doTERRAga ja mida sa tahad siis kas vahetada teistega või müüa või siis lepite ise omavahel kokku, äkki keegi tuleb sulle tunniks aeda aitama midagi teha ja annad vastu siis selle toote. no ühesõnaga, võid kõik asjad kaasa võtta, sest eks meil on ikka siin aja jooksul asju kogunenud, mida tahaks siis heade sõpradega jagada ja äkki just sina leiad selle, mida sa oled otsinud sealt. Nii et võib ühesõnaga seekord teha sellist vahetuskaupa, võib maksta Naturas, Halturas ja Kontrabandas ja kõiges. isegi Väga hea. mõttes, kui on. just. Super. Just mina plaanin kindlasti tulla just ja ma olen juba nii palju sõbrannasid kaasa kutsunud ja mina just ootan seda, et just nimelt seda koosolemist, et see on nagu see, et mina tulen ja ööseks söön teie poolt pakutud toitu, võtan vastu teie poolt pakutud und. nii et väga ootan. väga tore, mina ootan ka väga kõiki ootan ja ootan, et ma näeksin, et see nimekiri muudkui pikeneb ja mida rutem, seda parem. Tore. aga ja tõesti, 16., see on nagu selline kõrvits, mis muutub tõllaks 16. südaööl. siis lihtsalt ma mainin ka seda, et kes otsib endale toakaaslast või otsib autot, millega pääseda sündmusele, siis kõik need chatid on meil event'i all olemas. et vaata sealt ja siis kirjuta üles sinna oma soov. kindlasti kõik leiavad selle, mida nad on otsinud. just, ja selle grupiga võid sa ühineda juba siis, isegi kui sa ei ole veel täna momendil otsustanud, et sa tuled, sa võid igal juhul selle grupiga ühineda, vaadata, mis seal toimub, vaadata, äkki keegi teeb mingi pakkumise, ütleme, et sa oled seal kuskilt Uugametsalt pärit ja näiteks sul ei ole transporti ja tuleb äkki välja, et hopsti, keegi on sul kuskil lähedal ja võtab su näiteks, eks ole, pera peale ja toob su kohale, et sellepärast juba tasub selle grupiga seal ühineda, on ju ja ma arvan, et kohtume 22. juba. jaa, aitäh teile, Eva ja Kadi, et te võtsite sellise suure asja enda kanda ja teades teie organisatsiooni võimet ja teie loovust, siis ma arvan, et sellest tuleb imeline päev ja mina väga-väga ootan. aitäh. aitäh, meie aitäh. ka ootame. ja aitäh teile.